Saudi Araabia avas logistika väljapääsu, mis vähendab Iraani suurima väljapressimise mõju Pärsia lahes, hirmu Hormuzi sulgemise ees. Sellel teisipäeval, 5. mai 2026, sai see samm suurema kaalu, sest maailma suurim konteinerveoettevõte MSC hakkas kasutama umbes 1300 kilomeetri pikkust logistikasilda Saudi Araabia territooriumil, mis ühendab Punast merd ja lahte ilma, et oleks vaja läbida väina. See polnud sõjaline operatsioon. Selle teadaande käigus ei hukkunud keegi ja ükski laev ei pidanud Hormuzi jõuga läbima. Vastus tuli teisel viisil, sadamate, veokite, väiksemate laevade, naftatorude ja marsruudiga, mis muudab Saudi Araabia geograafia kilbiks Iraani surve vastu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Milson Alvese usaldusväärsuse standardi järgi. Niinimetatud 1300 kilomeetrine sild ei ole füüsiline sild üle mere, vaid logistiline sild. Euroopas saabuvad laevad jõuavad Saudi Araabia sadamatesse, Jeddasse ja King Abdullahi Punase mere ääres. Sealt liiguvad konteinerid mööda maad, ületades Saudi Araabia territooriumi kuni Dammani idarannikul. Seejärel jaotatakse kaup väiksemate laevadega Pärsia lahe sadamatesse, sealhulgas Abu Dhabisse ja Jebel Alisse Dubais. Tegelikult asendab MSC ohtliku osa mereteest sadama, maantee ja sadama kombinatsiooniga, vähendades kokkupuudet Hormuzi väinaga. Riyad annab turule märku, et Iraani oht ei pea kõike halvama. Kui Teheran püüab muuta mereteede kitsaskohta survevahendiks, siis Saudi Araabia üritab muuta oma territooriumi stabiilsuse koridoriks. MSC, panustades sellele marsruudile, saadab lihtsa sõnumi. Kui Hormuzi väin muutub lõksuks, saab kauba vedada läbi Punase mere, ületada kõrbe ja jõuda lahe äärde teist teed pidi. Mida rohkem ettevõtteid seda ümbersõitu kasutab, seda väiksemaks muutub Iraani väljapressimisvõime. Logistiline pealetung ei toimu samuti eraldiseisvalt. Autoridade portuaria saudita, Mauan, lisati uus mereteekond, mis ühendab Islami sadama Jeddah Kobega. Nagoya, ja Yokohama, Japanis, Xiamen, Yangxiang, ja Nansha, Hinas, Rotterdam, Madalmades, Hamburg, Saksamaal ja Southampton Ühendkuningriigis. Teatatud mahutavus on kuni 3001 standardkonteinerit. See detail on keskne. Jeddah ei ole enam lihtsalt oluline Punase mere sadam, vaid hakkab toimima ühenduslülina Aasia, Euroopa ja Pärsia lahe vahel. Kõige ebamugavam punkt Iraani jaoks on Hiina kohalolek selles võrgustikus. Pekingil on Teheraniga strateegilised suhted, ta ostab energiat, kaupleb mõjuvõimu üle ja kasutab Iraani malelaual tükina Ameerika Ühendriikide vastu. Kuid kui teemaks on kaubanduslik ellujäämine, ei saa Hiina jääda Hormuzi kriisi pantvangiks. Hiina tehased vajavad energiat ja konteinerid peavad liikuma. Nõustudes Saudi Araabia marsruutidega, mis ühendavad otse Punase mere ja lahega, näitab Peking, et partnerlus Iraaniga on piiratud, kui risk ohustab tema enda rahakotti. Ka Jaapan on selles arvestuses. Jaapani tööstus sõltub turvalisest energia- ja kaubavoolust. Saudi Araabia pakub Jaapanile turvaventiili. Euroopas on loogika sarnane. Rotterdam, Hamburg ja Southampton ei ole nimekirjas juhuslikult. Need on väravad tööstustele, jaemüügile, kütustele, varuosadele ja kaupadele, mis liiguvad üle kogu mandri. Euroopa võib jätkuvalt tunda energiahindade survet, kuid saab juurde alternatiive kauba ja varustamise osas. Iraani jaoks on see vaikne kaotus, sest tema ähvardus kaotab mõju, kui suured marsruudid hakkavad käest libisema. Selle pöörde teine kiht on Saudi Araabia ida-lääne naftatorustik, tuntud ka kui petroline. See ühendab Saudi Araabia idaosas asuvad tootmispiirkonnad Punase mere ääres asuva Jambu sadamaga. See süsteem võimaldab olulisel osal Saudi Araabia naftast väljuda lääne kaudu, eemal Hormuzi vetest. Reuters teatas, et Saudi Araabia naftatoru töötas täisvõimsusel 7 miljonit barrelit päevas ning ekspordid Jambu kaudu kasvasid samuti lahe kriisi ajal.
Isegi kui numbrite täielikus kontrollimises ollakse ettevaatlikud, on strateegiline suund selge. Riyadh tahab, et nafta liiguks kõrbe all, kui meri muutub ohuks. See sadamatee ja naftatoru kombinatsioon loob omamoodi 3-kordse ümbersõidu. Esiteks ühendab Jita meretee Saudi Araabia ülemaailmsete sadamatega. Teiseks ühendab MSC maismaasild Punase mere ja lahega ilma Hormusi väina läbimata. Kolmandaks viib petrooline nafta idast mereni. Iraan võib endiselt ähvardada, kuid ta ei ähvarda enam ühtset süsteemi. Nüüd seisab ta silmitsi hajutatud, dubleeritud ja palju raskemini lämmatava võrgustikuga. Logistikas on see otsustava tähtsusega. See, kes sõltub ainult ühest läbipääsust, elab hirmus. See, kellel on alternatiivid, on läbirääkimistel tugevamas positsioonis. Pole liialdus öelda, et see logistiline sild muudab surve keskpunkti. Varem püüdis Iraan panna maailma vaatama Hormusi väina kui ummikteed. Nüüd püüab Saudi Araabia sundida maailma vaatama Saudi Araabia territooriumi kui võimalikku väljapääsu. Psühholoogiline mõju turule on tugev. Kindlustusandjad, laevaomanikud, importijad ja valitsused esitavad kõik sama küsimuse. Kas tasub riskida väinaga, kui olemas on kaitstud maismaatee, mis on ühendatud suurte sadamatega ja mida toetab riik, kes soovib saada ülemaailmseks logistikakeskuseks? See samm tugevdab ka Saudi Araabia plaani oma majandust mitmekesistada. Saudi Araabia riiklik transpordi ja logistikastrateegia eesmärk on muuta kuningriik ülemaailmseks keskuseks, ühendades 3 kontinenti. Varem tundus see lihtsalt visiooni 2030 majandusliku eesmärgina. Nüüd, Hormusi kriisi ajal on sellest saanud võimu tööriist. Riyadh ei müü enam ainult naftat. Ta müüb turvalist läbipääsu, etteaimatavust ja ligipääsu. See muudab Saudi Araabia rolli energiaeksportijast uue kaubateekonna valvuriks. Iraani jaoks on probleem sügav. Teherani ja Hormusi jõud on alati tulnud geograafiast. Väin on kitsas, tundlik ja võimatu eirata. Kuid geograafiat saab ületada ka infrastruktuuriga. Asjalugu aitab mõista selle muutuse ulatust. Tankerite sõja ajal 80-ndatel muutsid rünnakud laevade vastu Pärsia lahes energiavedude transpordi sõjaliseks rindeks. Briti allikad märgivad, et see Iraani-Iraagi sõja faas hõlmas rünnakuid naftatankerite ja kaubalaevade vastu. See tõi kaasa Ameerika Ühendriikide mereväe sekkumise 1987 aastal. Ja näitas, kuidas mereturvalisus võib tõmmata suurriike piirkondlikku konflikti. Erinevus on nüüd selles, et Saudi Araabia püüab vältida kriisi lahendamist ainult sõjalaevadega. Vastus tuleb ka infrastruktuuri kaudu. Teine näide tuleb Araabia Ühendemiraatidest. Rahvusvaheline energiaagentuur märgib, et Abu Dhabi Fujairah'i naftatoru läbib umbes 400 kilomeetrit Rabshani ja Fujairah'i vahel. Algse läbilaskevõimega 1,5 miljonit barrelit päevas ja praeguse läbilaskevõimega ligi 1,8 miljonit barrelit. See rajatis loodi just selleks, et võimaldada eksporti väljaspool Hormusi. Teisisõnu, Saudi Araabia ei ole üksi. Araabia Ühendemiraadid, Iraak, Türgi ja teised piirkondlikud tegijad otsivad alternatiivseid koridore, sest nad on aru saanud, et sõltumine ainult ühest mereteest annab Teheranile liiga palju võimu. Nüüd toimub järgmise sammuna selle vaikse võitluse laienemine. Kui MSC marsruut osutub regulaarselt toimivaks, võivad teised ettevõtted seda mudelit tugevdada või kopeerida. Kui Jita jätkab ühenduste loomist Aasia ja Euroopaga, muutub Punane meri laevanduses Pärsia lahe jaoks olulisemaks. Kui petroliini kasutatakse jätkuvalt suurel määral, kinnistub Jambu kui energia hädavärav. Ja kui Araabia Ühendemiraadid hoiavad Fujairad ekspordisõlmena, ei ole Hormuz enam Pärsia lahe ainus hingetõmbeava, vaid muutub vaid üheks võimalikuks läbipääsuks. Saudi Araabia seevastu panustab millelegi püsivamale. Muuta kõrb koridoriks, sadam kilbiks ja logistika geopoliitiliseks jõuks. Lõppkokkuvõttes ei kõrvalda 1300 kilomeetrine sild Hormuzi kaardilt, kuid murrab arusaama, et Iraan võib kogu maailma kõrist kinni hoida.
See, mis algselt sündis kauba ja varustuse lahendusena, näib nüüd strateegilise vastusena. Saudi Araabia väldib lõksu, kaitseb kaubandusliitlasi ja võtab Teheranilt relva, mis aastakümneid tundus puutumatuna. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja, ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.